Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu 6. istungjärgu 1. töönädala neljapäevast istungit. Ja kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Ma palun Riigikogu kõnetooli Andres Anvelt. Lugupeetud Riigikogu juhataja, head kolleegid, kõigepealt, keda ei ole isiklikult veel tervitanud, siis siit puldist ka kõigile head uue poliithooaja algust. Ja lisaks sellele on mul üle anda Riigikogule liiklusseaduse muutmise seadus, millega me tahame liiklusseaduses teha 3 muudatust ja kõik need puudutavad tasulise parkimise tsoone kohalikes omavalitsustes. Need 3 punkti on siis lubada liikumispuudega või neist siis saatvatel inimestel liikumispuudega isiku kasutuses oleva sõiduki parkimist ka eraparklates tasuta, samuti laiendada 15 minuti tasuta parkimisaega samuti eraparklatele ja 3. anda kohalikele omavalitsustele õiguse kehtestada eraparklatele ka täiendavaid nõudeid tasulise parkimise korraldamisel kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 1 eelnõu ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatusele edasise menetlemise. Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 75 Riigikogu liiget, puudub 26. Tänases päevakorras on ka üks täpsustus, head ametikaaslased. Nimelt tänase esimese päevakorrapunkti arutelul teeb põhiseaduskomisjoni nimel ettekande põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste ja õiguskomisjoni nimel ettekande õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants. Ja alustame nüüd tänase päevakorra menetlemisega. Oleme esimese päevakorrapunkti juures, milleks on õiguskantsleri ettepanek number 23 jälitustoimingust teavitamise selle kontrolli kohta. Head ametikaaslased, lubage enne menetlemise juurde asumist mul lühidalt teile tutvustada ka selle menetlemise ja päevakorrapunkti menetlemise korda. Kõigepealt on õiguskantsleri Indrek Tederi ettekanne kuni 20 minutit. Peale seda on põhiseaduskomisjoni esimehe Rait Maruste ettekanne 20 minutit ja peale seda õiguskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi ettekanne 20 minutit. Riigikogu liige võib esitada igale ettekandjale 1 suulise küsimuse. Peale seda on läbirääkimiste voor ja sõna võivad võtta üksnes Riigikogu liikmed, komisjonide ja fraktsioonide esindajad. Läbirääkimised lõpetatakse, misjärel paneb istungi juhataja hääletamisele küsimuse, kes on õiguskantsleri ettepaneku poolt. Ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav poolthäälte enamus. Ja ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks õiguskantsler Indrek Teder. Palun. Austatud juhataja, kõrgeauline parlament. Olen tänulik, et austatud Riigikogu aktsepteeris niinimetatud jälitus minu ettepaneku number 12 aastal 2011.
Ka vastavate seadustega on sätted muudetud. Olen veel kord tänulik. Kuid õiguskantsler peab tuginema põhiseadusele, peab joonduma põhiseaduse printsiipidest ja sätetest. Kahjuks on vastu võetud ka seadus, mis on vastuolus põhiseadusega. Minu ettepanekus on seda vastuolu väga põhjalikult analüüsinud ja seega ei hakka ma kõike uuesti kordama, vaid toon välja ainult olulised põhimõtted. Nimelt, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse paragrahv 25 sätestab teises lõikes. Jälitustoimingute suhtes, mille loa tähtaeg lõpeb enne 1. jaanuari 2013, ei kohaldata kriminaalmenetluse seadustiku paragrahvi 126.13 lõike 3 teises lauses ja lõikes 4 sätestatud. Lühidalt öeldes algab korraline ja riigi enda initsiatiivi toimuv kohtulik kontroll jälitustoimingute teavitamata järgmise üle alles 2013. aastal lõppevate jälitustoimingute puhul, mitte varem. Lihtsustatuna tähendab see, et varem lõppenud jälitustoimingutest ei pruugi puudutatud isikut kunagi teada saada. Lisaks puudub selliste teavitamata jätmiste üle täitevvõimu väline tohus kontroll. Selline seadus on ilmselt vägagi pragmaatiline, kuid mitte põhiseaduslik. Kui seda üritatakse mõne lihtseadusega teha, siis peab peale jääma põhiseadus. Lihtseadus ei tühista põhiseaduse sätet. Osundan põhiseaduse paragrahvi 44 lõike 3 esimesele lausele. Eesti kodanikul on õigus seaduses sätestatud korras tutvuda tema kohta riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes ning riigi ja kohalike omavalitsuste arhiivides hoitavate andmetega. Rõhutan, et riigi salajase toiminguga kogutud isikuandmete töötlemine toob kaasa isiku põhiõiguste kestva vägagi intensiivse riive. Kui isik saab mingil hetkel tema suhtes tehtud jälitustoimingust teada, on tal võimalus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse, et kontrollida jälitustegevuse sisulist õiguspärasust. Kui isik salajasest toimingust teadlik ei ole, puudub tal sarnane tõhus võimalus oma õiguste kaitseks. Selgitasin juba 2011. aastal, et minu hinnangul on jälitustoimingust tagantjärele teavitamine kohustus põhiseaduse paragrahv 44 lõikest 3 koosmõjus paragrahvidega 13, 14 ja 15 tulenev nõue. Seda põhjendab jälitustoimingute salajane olemus. Mu teabe puhul on üldjuhul mõistlik lahendus, et isik, kes soovib enda kohta kogutud andmetega tutvuda, pöördub ise riigi poole. Salaja kogutud isikuandmete suhtes on Riigikogu juba 2004 aastal näinud ette riigi aktiivse teavitamiskohustuse. Kooskõlas põhiseaduse paragrahviga 44 võib puudutatud isiku jätta teavitamata või lükata teavitamist edasi. Sellisel juhul peab aga olema tagatud
täitevvõimu tegevuse sõltumatu ja erapooletu kontroll nii-öelda isiku enda eest. Alates käesoleva aasta algusest on uute jälitustoimingute puhul põhiseadusega nõutav kontroll ette nähtud. Just kriminaalmenetluses seadustiku rakendamise seadus paragrahvi 251 lõike 2 välistab aga korralise kohtuliku kontroll varem tehtud jälitustoimingutest teavitamise edasilükkamisel. Seetõttu on sarnaselt muudatuste eelse ajaga praktikas võimalik olukord, kus puudutatud isik jääb üksnes täitevvõimu hinnangu alusel üldse teavitamata. Teisisõnu, jääb realiseerimata tema põhiseaduse paragrahvi 44 lõikega 3 tagatud õigus teda kohta kogutud andmetega tutvuda. Mulle väitakse vastu väita, et isikul, keda ei teavitata tehtud salajasest toimingust või kelle teavitamata lükatakse edasi, on teoreetiliselt võimalik pöörduda andmete tutvustamata jätmise, õigemini vastuse, ei kinnita ega lükka ümber jälitusandmete olemasolu kontrollimiseks kohtusse. Teisisõnu, peaks isik pöörduma kohtusse mitte oma õiguste rikkumise vaidlustamiseks, vaid selleks, et saada teada, kas üldse on tehtud toiming, millega võidi rikkuda tema õigusi. See ei oleks mitte kohtulik õiguskaitse tavapärases tähenduses, vaid täiendav barjäär, mis takistab põhiseadusest tuleneva õiguse tegelikku realiseerimist. Lõpetuseks märgin, et teatavasti on Eesti põhiseadus jõustunud 3. juulil 1992, mitte 1. jaanuaril aastal 2013. Põhiseadust tuleb järgida. See on printsiip. Seega tuleb vastav seadus viia põhiseadusega kooskõlla. Tänan. Aitäh, austatud õiguskantsler ja ametikaaslased. Kas teil on küsimusi? Küsimusi ei ole. Austatud õiguskantsler, ma tänan teid. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste, palun. Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid. Vahetult enne suve 17. juunil sel aastal tegi õiguskantsler härra Indrek Teder Riigikogule ettepaneku viia kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse paragrahv 25 põhiseadusega kooskõlla. Põhiseaduskomisjon kuulas õiguskantsleri ja tema asetäitjate nõunike Nele Parresti ja Hent Kalmo põhjendusi ja selgitusi oma selle nädala esmaspäevasel 9. septembri istungil, kus siis õiguskantsler ja tema meeskond vastas komisjoni liikmete küsimustele. Põhiseaduskomisjon tegi otsuse järgmisel päeval, 10. septembri istungil kogunud täiendavat informatsiooni ja see otsus oli mitte toetada õiguskantsleri ettepanekut. Õiguskantsler osundas, et juba 17. mail 2011 tegi ta ettepaneku, et kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv 121, jälitustegevuse seadustiku paragrahv 17 ning 1. jaanuarist 2012 jõustuma pidanud kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv 126.15 märgiga oli ja põhiseadusega vastuolus, kuna ei näinud ette tõhusat ja süsteemset kontrolli jälitustoimingute teavitamisest
edasilükkamise kohta, mis võis siis ulatuda diskretsionaarse otsuseni puudutatud isik jälitustoimingust üldse teavitamata jätta. Ja Riigikogu oli oma 2. juuni 2011. aasta otsusega selle ettepanekuga nõus. Ettepaneku number 12 realiseerimiseks võeti vastu rida muudatusi. Tervikuna oli see suur samm edasi jälitustegevuse üle parema järelevalve suunas võrreldes varem kehtinud olukorraga. Teavitamise uus kord sisaldas prokuratuuri kohustust taotleda jälitustoimingust teavitamise edaslükkamist, nii tähtajalist kui tähtajatut, luba eeluurimiskohtunikult. Koos jälitustoimingute uue tervikregulatsiooniga jõustus selle aasta 1. jaanuaril kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv 25 lõige 2 rakendussäte, mis nägi ette, et jälitustoimingutest teavitamise edaslükkamise kohtulik kontroll ei laiene juhtudele, kus jälitustoiming lõppes enne 1. jaanuari 2013. Õiguskantsler leidis, et see olukord ei ole kooskõlas põhiseadusega ja ei rahulda teda. Õiguskantsleril on sisuliselt õigus selles, et seadusandja on järjekindlalt alates 1. juulist 2004 näinud ette viivitamata teavitamiskohustuse. Paraku, tulenevalt osati teavitamise regulatsiooni ebaselgusest või ebajärjekindlusest, jätsid asjakohased õiguskaitseorganid, politsei, prokuratuur, neile pandud ülesande või kohustuse aastatel 2004 kuni 2013 sisuliselt täitmata. See on kahetsusväärne ja õigusriiklusesse sobimatu käitumine. Kuigi erandina isegi Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika põhjal, ja seda möönab ka õiguskantsler, on teavitamise mitte tegemine, üldse mitte teavitamine võimalik. Siiski, ja see on oluline, meil on täna jõus uus kord, mis näeb ette teavitamise ja selle erapooletu kohtuliku kontrolli. Probleem on, kas seda uut korda või mingit ülemineku regulatsiooni oleks tulnud rakendada ka tagasiulatuvalt nende toimingute suhtes, mis lõppesid enne 1. jaanuari 2013. Õiguskantsler leidis, et seda tuleks teha või tulnuks teha ja selline olukord on põhiseadusvastane. Ta on esitanud oma põhjendatud argumendid selles osas pikalt ja põhjalikult. Jäädes puhta juriidika juurde, võib õiguskantsleriga nõustuda ning tema argumendid tunduvad olema veenvad. Põhiseaduskomisjon aga ei ole ei põhiseaduskohus või õiguskantsleri ametkond. Seadusandja organina peab ta arvestama lisaks juriidikale ka ettepaneku realiseeritavust ja selle olulisust põhiseadusliku korra ja õiguste ja vabaduste kaitses laiemalt. Ehk teisisõnu hindama ka realiseeritavust ja otstarbekohasust. Sellega seoses tahaksin esile tuua järgmist. Esiteks, ettepanek puudutab olukorda, mis tänaseks on möödanik, minevik. Regulatsiooni kehtestamist tagantjärele ex post factum. Õigusnorme võib põhimõtteliselt tagasiulatavalt kehtestada, kuid seda ei pea tegema. Selliseks sammuks peavad olema kaalukad mõjuvad põhjused ja see peab olema otstarbekas. Teiseks, aastatel 2006 kuni 2012 on läbi viidud umbes 50 000 erineva astme jälitustoimingut. On ilmne, et kõige selle olnu läbisorteerimine tooks asjaomastele organitele kaasa erakordse suure halduskoormuse, eriti arvestades seda, et tolle perioodi
suhtes puudub elektrooniline töötlusmehhanism ja töötlust võimaldav andmebaas. Seda tuleks teha nii-öelda käsitsi. Selgitan, et asjakohane riigihange on tänaseks Riigi Infosüsteemide Keskuse poolt välja kuulutatud ja see hange saab teostatud läbi firma Nortal. See on töös. Edasi. Suur erakordne halduskoormus pööraks asjaomased organid, politsei, prokuratuuri ja kohtu tähelepanu tagasi nende põhitegevusest eemale ja jätaks potentsiaalselt tänased ülesanded kõrvale ja väiksema võimaluse pöörata tähelepanu nende põhiseaduskohasele tegevusele, sealhulgas ka õigustest ja vabadust kinnipidamise tagamisele. Eeltoodud arvestades ei ole meie hinnangul taotletava eesmärgi, see on hüve ja selle rakendamise või taotlemise vahendite, meetmete vahel proportsionaalset tasakaalu suhet. Proportsionaalsus taotletava eesmärgi ja rakendatava vahendite vahel on iga õigusliku regulatsiooni oluliseks tingimuseks. Lõpetuseks veel 2 argumenti. Oluline on tähele panna, et isikutel, kellel on põhjendatud kahtlus jälitusmeetmete objektiks olemise suhtes, on võimalik pöörduda asjaomaste organite poole ja taotleda teavitamist. Ehk teisisõnu, rakendub nõndanimetatud dispositiivsuse põhimõte. Seega, uks ei ole lõpuni suletud inimeste jaoks. Kaalub omab ka argument, et õiguskantsleri ettepaneku kohaselt tuleks panna asjakohastele ametkondadele aktiivne kohustus teavitada tagantjärele. Samas põhiseadus ütleb, et igal ühel on õigus saada informatsiooni. See võimalus aga on tagatud. Igaüks võib kahtluse korral pöörduda asjaomase riigiorgani poole ja saada semalt ka siis vastus. Edasi, seadusandjal ja täitevvõimul tuleks edasiselt pöörata rangemat tähelepanu kehtestatud korrast kinnipidamisele, eriti jälitusmeetmete andmist nõndanimetatud arhiivi, mille staatuse ja kasutamise suhtes puudub täna igasugune õiguslik regulatsioon ja režiim. Ja siin on asi, mille peale peaksime väga palju tähelepanu pöörama ja siin loodame tõhusale koostööle Andmekaitse Inspektsiooniga. Selle teemaga intensiivne tegelemine tundub olevat oluliselt mõjusam vahend edasiseks õiguste vabaduse kaitseks. Neid argumente esitades ja arvestades leidis põhiseaduskomisjon, et ta ei toeta õiguskantsleri ettepanekut. Aitäh! Aitäh! Ja ettekandja, teil on vähemalt üks küsimus. Jaak Allik, palun. Lugupeetud ettekandja, ma kuulasin teid väga põhjalikult. Kas te saaksite nüüd selgelt öelda, kas õiguskantsleri ettepanek ei ole realiseeritav või ei ole otstarbekohane? Ja kui ta ei ole realiseeritav, siis milleks on välja kuulutatud riigihange tema realiseerimiseks? Kui ma lõpust alustan, siis selle riigihanke koha pealt ei ole tehtud, riigihange ei ole välja kuulutatud õiguskantsleri ettepaneku realiseerimiseks. Õiguskantsleri ettepanek tooks kaasa meie hinnangul väga suure halduskoormuse, sest puudub tänasel päeval, nagu ma püüdsin väita seda ja selgitada, asjakohane kaasaegne jälitustoimingute register, mis võimaldaks seda andmebaasi töödelda ja sealt siis sorteerida välja näiteks enam olulised riived, mis võimaldaks siis teavitada, sest suure massi moodustavad nendest mitmesugused kõneerisused ja taolised asjad, aga seda tuleb tänasel päeval teha kõik nii-öelda käsitsi moodusel. Ja see suunaks siis õigusliku abinõu, meie poolt kehtestatud õigusliku abinõu kaudu õiguskaitseorganid kõrvale nende igapäevasest tööst või olulisel määral kõrvale ja selle mõttes me pidasime seda ebaotstarbekohaseks. Sest on olulisemad asju, mida oleks vaja teha. Jevgeni Ossinovski, palun.
Aitäh, lugupeetud ettekandja, oma ettekandest palju rääkisite sellest, et kas seda on otstarbekas siis seda muudatust ellu viia või kas see on realiseeritud või mitte, aga te ei vastanud minu meelest sellele kõige olulisemale, et õiguskantsleri väide on see, et kõne all olev seadus on põhiseadusega vastuolus. Et kas teie arvates siis, ja te oma ettekandes ütlesite, et legaalselt on õiguskantsleri väited ju veenvad. Et küsimus käesoleval juhul on see, kas see seadus on põhiseadusega kooskõlas või ta seda ei ole. Kas te võiksite sellele konkreetselt palun vastata? Aitäh. Põhiseadusega kooskõla võib olla erineva astmeline või ka vastuolu võib olla erineva astmeline. Õiguskantsler on argumenteerinud oma seisukohta ühest vaatenurgast ja leidnud, et see kehtiv regulatsioon ei ole kooskõlas. Meie hinnangul ta ei ole kooskõlas, kuid see mitte kooskõla on väga väiksemääraline ja ei vääri seda, et rakendada eraldi seadusandlikke meetmeid selleks, et kohustada siis asjaomased organid tegelema teavitamisega, mis on niikuinii juba sündinud asjadega seotud. Tähendab, see on pööratud minevikku. Ja me ei pea seda otstarbekohaseks. Ega sellist ei või jaa vastust selles probleemis selgelt ei ole. On olemas teatud otstarbekuse kaalutlused ja seda tehakse, seda otstarbekuse kaalutluste argumenti võetakse arvesse ka erinevates muudes juhtudes, situatsioonides. Andres Anvelt, palun. Aitäh, härra juhataja. Hea ettekandja. Kas põhiseaduskomisjonis te ei arutanud nõnda nimetatud kirikut keset küla selles mõttes, et ega õiguskantsler ei ütle ette seadusandjale, millisena peaks olema, kuidas peaks olema täpselt antud olukord reguleeritud. Ta räägib paragrahv 44 põhiseaduses, mis räägib kohustusest kodaniku nõudel väljastada informatsiooni. Kas te ei arutanud seda, et teha üks samm tagasi ja kohustada riigivõimu, täitevvõimu ka enne 2013 aastat toimunud jälitusmenetluste suhtes kohaldamaks, kui kodanik pöördub kaebega, kohaldama samu sätteid, mis nüüd meil kehtivad, ehk siis kohus vaatab uuesti läbi mitteteatamise põhjused, aga ainult kodaniku enda personaalsel nõudel. Aitäh. Tänan, see võimalus on ju olemas praegu, et iga inimene, kes tunneb, et on langenud või olnud jälitusmeetmete objektiks, jälituse all, on võimalik pöörduda asjaomase organi poole, see on siis kas prokuratuuri või politsei poole, et kas tema suhtes on rakendatud jälitusmeetmed. See võimalus on olemas. Praegune, millest me räägime, on seda, et see panna aktiivne kohustus prokuratuurile omal initsiatiivil aktiivselt teavitada rakendatud meetmetest. See kohustus rakendub etteulatuvalt selle uue regulatsiooni kohaselt, aga tagantjärele sellist kohustust me otstarbekaks ei pidanud tagantjärele rakendada. Lembit Kaljuvee, palun. Aitäh, härra juhataja. Hea ettekandja. Te oma ettekandjas rääkisite õiguskantsleri poolt ja vastuargumentidest. Ma hakkan mõtlema, et need vastuargumendid, nagu siin on mitu korda läbi kõlanud, et otstarbekus ja realiseeritavus, aga poolt argumenti mulle nagu ei tule meelde, et millised need poolt argumendid olid, mida te arutasite komisjonis. Aitäh. Me küsisime komisjonis õiguskantslerile, et kuidas tema näeks seda oma ettepaneku realiseerimist. Ja ma pean ütlema, et ega me väga kaugele selles arutelus ei jõudnud. Õiguskantsleril ei olnud väga selget visiooni sellest, kuidas see ettepanek oleks realiseeritav. Me arutlesime selle üle, kas on võimalik teha seal mingisugune jaotus olulisemate, intensiivsemate riivete ja vähem intensiivsete riivete vahel, aga selleks, et sinna jõuda, tuleks need kõik 50 000
juhtumit läbi lapata. Või siis teine võimalus on see teha mingisugune ajaline piirang, aga siis tekib küsimus, mispärast siis 2 aastat näiteks tagasi või mitte 3 aastat tagasi või kuni siis kogu periood. Nii et see on väga raske teostada ja kui arvestada, et meie lugupeetud õiguskaitseorganid ei kannata just tööpuuduse all, siis selline administratiivne koormus tagasiulatuvalt tegelema selle asjaga hakata oleks meie arvates ülemäärane. Marika Tuus-Laul, palun. Aitäh, hea ettekandja. Kui nüüd inimene ei tea, et teda on jälitatud, kuidas ta saab siis küsida? Te ütlete, et ta võib küsida, kui ta soovib teada. Ometi on tal ju põhiõigus teada, kui seda on tehtud. Ja kas on see siiski argument, et see on lihtsalt raskesti teostatav? Aitäh. Kui inimesel on kahtlus, kui teil on kahtlus, et te olete olnud jälituse objektiks, esitate selle kohase päringu ja teile vastatakse. Nii lihtne see ongi. Aga on sellel päringul mingisugune alus või ei ole, see selgub selle vastusest. Head ametikaaslased, ma lubage korraliselt meelde tuletada, et selles päevakorrapunkti raames Riigikogu liige võib esitada igale ettekandjale ühe suulise küsimuse, mis tuleneb meie kodu- ja töökorra seadusest. Hea ettekandja, ma tänan teid. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants. Tere päevast, lugupeetud eesistuja ja õiguskantsler, kolleegid. Samasugune siis küsimus, nii nagu põhiseaduskomisjoni ees oli ette pandud ka õiguskomisjonile ja õiguskomisjon seda oma selle esmaspäevasel istungil ka arutas. Kolleeg Rait Maruste oli väga põhjalik oma ettekandes ja tõi välja kõik need aspektid, mida toonitas õiguskantsler ja mis saavad olla selles dispuudis siis üldse arutelu all. Etteruttavalt ütlen, et ka õiguskomisjon jõudis samasugusele otsusele kui põhiseaduskomisjon, seda juba oma esmaspäevasel istungil ja see kõlab nii, et mitte toetada õiguskantsleri vastavat ettepanekut. Võib-olla lihtsalt mõni sõna lõpetuseks ja kommentaariks, et nii nagu ka sellest teie küsimuste voorust siin lõpuks välja tuli, et ega siin selles loos ka põhiseaduslikkuse aspektist ikka sellist mustvalgust ei ole, et mustvalget vaadet olla ei saa, et kogu selles debatis ju tulevad välja sellised lausekatke nagu, et ei pruugi olla ja regulatsioon võiks täiuslikum olla ja midagi peaks veel olema. Eile me vahetasime või osa meist osalesid siis Riigikohtu esimehe vahetusel. Märt Raski ametiaeg 9 aastat väärikat ametisolekut lõppes, uus Riigikohtu esimees on ametis homsest ja ma arvan, et me saame selles konkreetses küsimuses selguse kätte ja siis selgub, kas on midagi täiendavat vaja ette võtta või ei ole seal mitte. Veel kord tuletan kolleegidele meelde, et alates 1. jaanuarist 2013 me oleme omalt poolt kõik panuse andnud, et olukord oleks üheselt ja üsna selgelt põhiseaduspärane. Ise ütlen oma kogemuse põhjal perioodidest 2004–2013, et teavitamine riigi poolt jälitustoimingute läbiviimise korral toimib. Olen sellise kirja saanud ja sellest minu elus küll ka midagi muutunud. Aitäh! Head ametiga ja ettekandja, ma tänan teid. Teile on küsimusi. Jaak Allik, palun. Lugupeetud ettekandja, õiguskantsler ütles üsna selgelt, et see probleem on tekkinud seetõttu, et 8 aasta jooksul jälitusorganid ja prokuratuur ei täitnud seadust. Kas kedagi on selle eest teie teada ka karistatud meie õigusriigis või kas tuleks seda teha, kui õigust kaitsma pandud organid ei täida seadust? Aitüma!
Ma jälle ei julgeks jääda selles suhtes õiguskantsleriga samale arvamusele, et seadust ei ole eelneval perioodil täidetud, et teavitamine kui selline on seadusest tulenenud kohustus ja ma arvan, et nad on seda parimal moel ka täitnud. Mis puudutab konkreetselt teie küsimust, kas kedagi on karistatud, selle kohta mul andmed puuduvad. Aitäh. Kalev Kotas, palun. Tänan, härra eesistuja, austet ettekandja. Eelmine ettekandja möönis, et põhiseaduse riive on, tõsi, mitte väga intensiivne. Kõrvaldada ei saa sellepärast, et halduskoormus kasvab ja sellega seoses ka kulud kasvavad. Kas me pole jõudnud välja kuidagi absurdsesse olukorda, et me täidame põhiseadust sel määral, kui rahakott võimaldab? Aitäh. Aitüma, me oleme asunud seda põhiseadust selles konkreetses küsimuses täitma vaatamata sellele, kas see rahakotile täiendavat koormust toob või mitte. Mis puudutab nüüd nii-öelda seda minevikuvaadet, siis võib vastata nii, nagu selles debatis on olnud. Võib-olla, ei pruugi olla, aga me saame selle teada. Aitäh. Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Soovitakse. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Marika Tuus-Laul. Austatud eesistuja, head kolleegid! Inimese jälitamine on üldiselt väga ebameeldiv teema ja inimlikust vaatenurgast ei meeldi see kellelegi. Samas paljudel juhtudel aga satutakse jälitamise alla ka mitte oma tegude, vaid töö või tutvusringkonda puudutavate teiste inimeste pärast. Ja arvame, et olenemata siiski olukordadest on inimesel õigus teada, kui teda on jälitatud ja milliseid andmeid on tema kohta kogutud. Ja jälitustoimingute ja jälitustoimingu teavitamise kohustus tuleneb nii Eesti Vabariigi põhiseadusest kui ka Euroopa Liidu õigusaktidest. Ja kordan õige pisut, et jälitustoimingute, jälitustoimingust teavitamise ja teavitamise edasilükkamise uus regulatsioon jõustus siis, nagu me teame, 1. jaanuarist sel aastal ja uus kord siis sisaldab prokuratuuri kohustust taotleda jälitustoimingust teavitamise edasilükkamise tähtajalist või tähtajatut luba eeluurimiskohtunikult, eelnevalt tegi seda siis prokuratuur. Ja meenutuseks veel, et koos jälitustoimingute tervikregulatsiooniga jõustus ka siis jaanuarist rakendussäte ja selle seaduse mõju ei laiene siis kohtulik kontroll nendele jälitustoimingust teavitamise edasilükkamise juhtudele, mil jälitustoimingu luba lõppes siis enne seda nii-öelda jaanuaripäeva. Ja õiguskantsler ütlebki, et just enne seda kuupäeva jälitustegevust teavitavate jätmise erapooletu kontrolli puudumine, nagu juba öeldud, tegi seda siis kontrolli prokuratuur ise, kui tegi, ongi põhiseaduse vastane ja kahtlemata, nagu ka siin korduvalt on öeldud, toob see täiendavalt kaasa teavitamine tagantjärele oluliselt suurema töökoormuse, kuid Eesti Keskerakond on seisukohal, et antud juhul on tähtsam ikkagi inimeste põhiõiguste kaitse, kui see tõesti suurenev halduskoormus. Seega toetame õiguskantsleri ettepanekut ning toetame erapooletu järelevalve kohtuliku kontrolli teostamist ka nendele jälitustoimingute teavitamistele, mille luba lõppes enne 1. jaanuari 2013 ja rõhutan veel, et me ei toeta seaduse rikkumise seadustamist. Me ei pea seda õigeks. Aitäh. Aitäh. Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Head ametikaaslased, alustame nüüd hääletamise ettevalmistamise juurde.
Head ametikaaslased, panen hääletusele, kes on õiguskantsleri ettepaneku poolt. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 28 Riigikogu liiget, vastu 35 Riigikogu liiget ja erapooletuid ei ole. Seega õiguskantsleri ettepanek ei leidnud toetust. Sellega oleme esimese päevakorra menetlemise lõpetanud. Liigume teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu 426 esimene lugemine. Ja ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Eesti Keskerakonna fraktsiooni liige Yana Toom. Austatud kolleegid, tegemist on seadusega, millega Keskerakonna fraktsioon tahaks muuta reklaamiseadust ja piirata energiajookide reklaami, mis on suunatud lastele. Ma usun, et enamus siin saalis on selle asjaga väga hästi kursis, kuna see on tekitanud ka meedias suurt vastukaja, nii et ma ei hakka siin väga üksikasjalikult eelnõust rääkima, ta on teile laudadele jagatud, aga ma oma ettekandes üritan ennetada küsimused, mis leidsid aset komisjonis ja mida võib-olla tuleb ka praegu saalist, et ühesõnaga ma üritan teile küsimustele kohe ära vastata. Peamine asi, mida alati küsitakse, on, mis on energiajook. See on meil ära määratletud kohe esimeses lõigus, mis asi on energiajook ja siinkohal tuleb rõhuda, et energia ja spordijook ei ole üks ja sama. Energiajook on meeldiva maitsega ja see ongi põhjus, mis ta rohkem meeldib lastele. Energiajook ei tekita mingisugust energiat, see on ka teaduslikult uuritud ja põhjendatud, vaid ta lihtsalt aitab mingi hetk, mingi aeg olla ärkvel ja tulla toime, mitte uinutada. Spordijoogid sisaldavad soolasid ja ei ole kahjulikud, energiajoogid on. Ettepanek on keelata reklaam, mis on suunatud lastele. Energiajookide reklaam ei peaks olema sportimiseks ette nähtud ehitistel ja ehitisel, kino, muuseumites, etendusasutustel, trükistes, mis on suunatud peamiselt lastele suunatud üritustel, teleraadioprogrammis kuni kella 9-ni õhtul ja välireklaamina ei tohiks reklaamida energiajooke. Ja üks väga oluline asi on see, et energiajooke ei tohiks reklaamis ei tohiks kujutada rolli ega tegelast, kes on suunatud lastele, kes on lastele tuntud. Ja samuti ei tohiks energiajooke jagada auhindadena ja muul viisil promoda lastele mõeldud üritustel. Kuna on äsja valminud Tervise Arengu Instituudi uuring, mis muu hulgas puudutas ka energiajooke, siis ma näitaks teile siin mõned slaidid, et oleks asi selge. Energiajoogid sisaldavad tavaliselt kofeiini ning teisi komponente. Tegelikult kaks toimeainet, mis mõjutavad energiajookide puhul, ongi kofeiin ja suhkur. Mõlemad on seal väga suur doos. Ma loodan, et te näete neid slaide üleval. See pole minu välja mõeldud, see on Tervise Arengu Instituudi poolt antud meile slaidid. Vabandust, läksin valesse kohta. Energiajookidega seotud põhilised terviseriskid. Mõju südame- ja veresoonkonnale, kiirenenud pulsisagedus, rütmihäired, kõrgenenud vererõhk, mõju kesknärvisüsteemile, ärevus, ärrituvus, unehäired, mõju seede elukondadele, reflukshaigus, kõrvetised, suurenenud uriini eritus, ülekaal, rasvumine, hüperglükemia, hammaste erosioon. See on jällegi kõik Tervise Arengu Instituudi poolt meile antud. Siinkohal juhin tähelepanu sellele, et komisjonis oli jutuks ka see, et tegelikult energiajooke võib juua mõõdukas koguses, aga selleks peab olema laps teadlik oma terviseseisundis. Isegi täiskasvanud inimesed alati ei ole, lastest rääkimata. Kofeiin on seesama peamine aine, mis mõjub ja ongi ka peamine kõrvalmõjude põhjus.
ja siin on siis need kõrvalmõjud toodud: ärrituvus, närvilisus, ärevustunne, rahutus, unetus, unehäire, hallutsatsioonid, pingeseisund, peavalu, isukaotus, kõhulahtisus, iiveldus, käte värisemine, vereringe häired ja rütme. Ja siin ka kohe argument nendele, kes räägivad, et järgmine samm oleks keelustada šokolaad, Coca-Cola joogid ja kohvi. Vaadake kofeiinisisaldust. Koolajookides sisaldub kofeiini 3 korda vähem kui energiajookides. Ja selleks, et saavutada ühel lapsel toksiline piir, tuleb ikka seda Coca-Colat juua väga palju. Ja tegelikult mõnele lapsele piisab 2 purgist, et avastada, et on haiglavoodil. Ja siis olid ka Tervise Arengu Instituudi soovitused, muu hulgas olid soovitused selles osas, et tuleb rohkem teavitustööd teha. Uuringust tuli välja, et näiteks, ma ei ütle seda protsenti, kuna sellist luba protsenti öelda mul ei ole, aga väga paljud lapsed, kes joovad energiajooke, peaaegu pool neist joob energiajooke vahetult peale trenni oma treenerite soovitusel. Mis tähendab seda, et meie inimesed ei tea sellest suurt midagi ja tegelikult me leiame seda, et selline reklaamipiirang oleks kindlasti üks suur samm selles, et teha inimestele selgeks, mis asi on energiajook ja kuidas sellega käituda. Ja Tervise Arengu Instituut muu hulgas soovitab ka kaaluda energiajookide reklaamimise, müügikohtade, ostmise vanuse, turustamise ja märgistusel paikneva info reguleerimise võimalusi üldisel või lasteasutuste tasandil. Ja energiajookide reklaam ei tohiks olla suunatud alaealistele. Nii et mul on väga hea meel, et ka Tervise Arengu Instituut on meiega ühel meelel ja ma loodan, et ka Riigikogu suur saal toetab seda eelnõud. Aitäh! Aitäh! Head ametikaaslased, kas teil on küsimusi? Küsimusi on. Vladimir Velman, palun. Suur tänu, lugupeetud juhataja, hea ettekandja. Ega sa ei oska ütelda, mis on maailma praktika nende energiajookidega reklaamimisega? Kas on näiteid kas Euroopas või teisest riikidest, kuidas käitutakse selles küsimuses? On väga erinevaid praktikaid. No näiteks praegu on Lätis läbinud Seimas esimese lugemise eelnõu, mille kohaselt mitte ainult piiratakse reklaami, vaid ka keelatakse energiajookide müük alaealistele. Küll aga olen ma kuulnud seda, et Brüssel ei olnud selle üle vaimustuses, aga ehk elu näitab. Rootsis on praegu see teema üleval parlamendis, ilmselt ka nemad keelavad reklaami. On riike, Soomes näiteks energiajoogid on eraldi lettides, eraldi müügis ja on väga palju riike, kus piiratakse energiajookide müüki, tähendab, nad ei ole näiteks limonaadide ja Coca-Colade vahel. Ja purgi peal peab olema kirjutatud, et see on kõrge sisaldusega, kofeiini, tauriini sisaldusega ja see on kahjulik lastele, rasedatele. Muuseas ka meie eelnõus on selline punkt olemas, et energiajoogi reklaamil peab olema hoiatav tekst: kõrge kofeiini ja tauriini sisaldus ei ole soovitav lastele, rasedatele ega rinnaga toitvatele naistele. Aitäh! Imre Sooäär, palun! Aitäh, hea juhataja, austatud ettekandja! See on kindlasti väga oluline teema, millega seadusandja peaks tegelema. Minu küsimus on selline, et paljudes Euroopa riikides on viimasel ajal populaarseks saanud ka needsamade energiajookide komponendid eraldiseisvana, kuna on mõnedes riikides juba sellised piiranguid tehtud ja noorte seas nimetatakse neid nii-öelda rahvakeeles laksudeks, et sa võid suvalise limonaadi või Coca-Cola või mingi muu joogi sellest teha ise oma energiajoogi, lisades sinna need 10 või mis iganes grammi seda väikest laksu juurde. Et kas te ei arva, et ka seda tuleks arutada komisjonis ja kui me keelame need valmis tehtud energiajoogid ära, a la Red Bull ja teised, siis tegelikult inimesed hakkavad ise neid jooke valmistama nendest komponentidest, sest turg paraku tekitab olukorra, kus leitakse muud võimalused sellest mööda hiilida. Aitäh! Ma tänan. Kas ma sain nüüd õigesti aru, et teie hirm või mõte on see, et kui me keelustame praegu energiajookide reklaami lastele, siis tootja tuleb välja sellega, et hakkab neid lakse reklaamima lastele? Võib-olla see oht on olemas, aga hetkel sellist reklaami meil olnud ei ole ja hetkel on see reklaam suunatud selgelt lastele, just need energiajoogid, ja ka Tervise Arengu Instituudi uuringust tuli välja, et peamine põhjus, miks lapsed neid joovad, on see, et on magus, on maitsev. Nii et ma usun, et kui me asendame ühe magusa joogireklaami teise magusa joogireklaamiga, siis sellest nagu halba ei tule.
kui need laksud tõesti tekivad meie reklaamidele, no siis vaatame edasi. Aitäh. Kaja Kallas, palun. Aitäh. Hea ettekandja, te esitasite need terviseriskid, mis tegelikult on ju peamiselt seotud kofeiini ja suhkru ületarbimisega. Et kas teil siis, kui me võtame selle, et limonaadid ja muud joogid, mida lapsed ju ka muidu tarbivad, sisaldavadki palju suhkrut, et kas järgmine samm on siis ka neid hakata keelama? Aitäh. Ei, sellist sammu küll ei ole, vähemalt minu teada keskfraktsioon ei ole kaalunud šokolaadi keelustamist e-reklaamin ega müügis, aga siin oli see slaid üleval, et presskannu filtrikohvis sisaldub 90 milligrammi kofeiini 150 milliliitri kohta. Ma pole kunagi näinud last esimeses, teises, 5. klassis, kes niisama jooks kohvi peale trenni, et taastada oma energiat. Energiajoogid sisaldavad 2 korda rohkem kofeiini ja Coca-Cola joogid sisaldavad 3 korda vähem kofeiini kui energiajoogid, mis tähendab seda, et ei ole põhjust neid keelustada, kuna nad ei ole nii ohtlikud just kofeiini poole pealt. Ja ma ütlen veel kord, et kuna kofeiin on peamine toimeaine nendes jookides, siis just kofeiiniga ongi seotud kõik need terviseriskid. Aitäh. Arto Aas, palun. Aitäh. Ma kardan, et ettekandja oli oma vastuses härra Velmani küsimusele eksitav, et mis puudutab Euroopas kehtivaid piiranguid. Ka Riigikogu õigusanalüüsi osakond on teinud vastava analüüsi ja ütleb üheselt, et Euroopas olulisi piiranguid ei ole. Ja tegelikult on, kui midagi eksisteerib, see on see tootjate ja kaupmeeste eneseregulatsioon. Ja eraldi tooksin välja Prantsusmaa näite, kus keelati tauriini sisaldavad energiajoogid, aga Euroopa Kohtu otsusega 2004 see regulatsioon tühistati, sest ei olnud teaduslikult tõestatud, et tauriin on tervisele ohtlik. Täpselt samamoodi ei ole tõestatud, et kofeiin on mõõdukas koguses tervisele ohtlik, mis tähendab seda, et kui aine ei ole ohtlik, siis Euroopa Liidu reeglitega kooskõlas olles ei tohi laest võetud regulatsioone, keele, piiranguid rakendada. Kuidas te näete, et selline ettepanek, mis ei ole teaduslikult põhjendatud, Euroopas saaks rakendada? Aitäh. Ma tänan. Teil oli küsimuses, kuidas ma nüüd viisakalt ütlen, segamini aetud ka 2 asja. Me ei räägi energiajookide keelustamisest ja me ei räägi tauriinist. Me räägime sellest, et tuleks keelustada lastele mõeldud energiajookide reklaam, kuna on ilmselge, et laste poolt kofeiini tarbimine ei ole tervislik ja ei ole lastele vajalik ja on kahjulik. Aitäh. Marika Tuus-Laul, palun. Aitäh, hea esineja. Tänases ajakirjanduses on esile tõstetud uus teema, et müügil on sellised konfekid, mis on nende energiajookidega siis samasisulised ja mis on kahjulikud lastele. Et kas me ei peaks võib-olla tegema ka selle kohta ühe parandusettepaneku sinna? Ma hetkel ei ole valmis, aitäh sellele küsimusele vastama, sest vaadake, eesmärk ei ole ju see, et keelustada kõik võimalikud kahjulikud asjad. Me teame, et nende konkreetsete jookidega on probleem ja meil on väga suur tagasiside ja siis, kui see uuring avaldatakse täies mahus, siis te kõik seda näete, millised protsendid on, kuidas neid tarbitakse ja mis probleemid on sellega seotud. Kusjuures lapsed, ma ei ütle jällegi protsenti, aga suur osa lapsi joob energiajooke janu kustutamiseks. Selleks on olemas piimad, ma ei tea, mahlad, veed ja muud asjad. Keegi ei hakka janu kustutama kommidega. Nii et seda ohtu kommide puhul ilmselt ei ole. Aitäh. Mailis Reps, palun. Aitäh. Kindlasti ka nii nagu kõik muud huvitavad asjad arenevad edasi, arenevad tõepoolest ka need ergutavad vahendid ja kommide puhul on kahjuks tänaseks välja toodud ja tänase ajakirjandus üsna palju tsiteeritud just see kogus, mis lapsed sealt saavad ja kahjuks on need kommid just suunatud lastele. Et kindlasti energiajookidega sarnaselt, kui võtta, et need firmad ja need brändid on tegelikult samad, mis lihtsalt, ütleme, mudelit muudavad, siis selline reklaamile ja lastele reklaami suunamine kindlasti oleks kasulik ka nende samade kommide puhul. Et kui võtta siin mõned huvitavad brändid, mis noorte hulgas on ju väga-väga levinud, siis tõepoolest ka uudishimust minnakse proovima neid. Minu küsimus on selles reklaami suunamisel, et kui eelnõud ette valmistasite, kas te vaatasite ja analüüsisite ka, milliseid selliseid reklaamipiiranguid või müügipiiranguid kasutatakse näiteks nende sama kolleegi poolt viidatud riikides, kus ütleme, müük ei ole ju keelustatud üleüldiselt? Aitäh.
Tegelikult on neid näiteid täitsa olemas. On riike, kus on keelatud selline imidžit loov reklaam, kui sa jood selle purgi, siis sa oled suur ja ilus ja ma ei tea, mis iganes hiidlane ja kangelane. Et lastele suunatud multifilme kindlasti ei leia sealsamas Prantsusmaal näiteks, mis reklaamiksid neid energiajooke. Aitäh. Meelis Mälberg, palun. Aitäh, hea ettekandja. Küsimus on, kuidas seda nagu praktikas rakendada, et kas mul on edaspidi lootust või võimalust ka jälgida vormel 1 ülekandeid või teisi suuri rahvusvahelisi spordiülekandeid, kus need energiajookide tootjad on suured sponsorid ja tänu millele need üritused toimuvad. Et kuidas mina saan Eesti telekanalitest edaspidi vaadata siis vormel 1, kui energiajookide reklaam ära keelata? Ma tänan. Mida teevad spordikorraldajad, see on nende asi. Mõte oli see, et keelata tele- ja raadioprogrammis kella 7, kella 9 selle reklaamimise, mis tähendab seda, kui sa paned teleka käima ja sul tuleb vahele reklaamiplokk, kus reklaamitakse energiajooke. Mõistagi, kui näidatakse mingisugust suvalist spordiüritust ja sa näed seal seina peal seda logot, keegi ei hakka seda kinni värvima. Aga ma räägin sellest, mis toimub Eesti tele- ja raadioeetris. Aitäh. Tarmo Tamm, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud ettekandja. Olen lugenud, et lapsed tuleks enne ja pärast trenni energiajookidest eemal hoida. Samas on levinud seisukoht, et energiajook on nagu spordijook, mis aitab organismid taastuda. Ma küsin, et mis vahe on energia ja spordijoogil? Aitäh. Ma tänan. Tegelikult need on väga erinevad asjad. Esimene, pediaatrid ütlevad seda, näiteks selline autoriteetne pediaater nagu Aadik Levin on rääkinud seda, et tegelikult ühele tervele lapsele peale trenni ei ole üldse vaja mingisugust ekstra toimeainet, et energiat taastada. See pole normaalne. Jõugu piima, söögu ma tead 1 šokolaadi, midagi sellist. Energiajoogid ei taasta organismi varusid. Energiajoogid aitavad sul ärkvel olla, see ongi kõik, ja imevad su tühjaks. Spordijookides sisalduvad soolad ja mineraalained, mis tegelikult aitavad taastada energiavarusid. Aga spordijoogid ei ole paraku nii maitsvad. Ma eile ise proovisin, mul oli küll kiusatus pakkuda oma 7-aastasele lapsele mõlemat, aga ma arvasin, ma ei hakka last mürgitama, proovisin ise. Spordijook ei ole magus. Energiajook on paraku. Aitäh. Arto Aas, palun. Aitäh. Oma eelmise küsimuse täpsustuseks ütlen, et puuduvad ka rahvusvaheliselt tunnustatud uuringud selle kohta, et kofeiin oleks mõõdukas koguses ohtlik, täpselt nii nagu tauriin. Et me räägime ikkagi ületarbimisest tekitud riskidest. Et seal võivad ohud tekkida mis iganes ainete puhul. Aga ma tahaksin kuulda veel kord seda loogilist seletust, kuidas reklaamipiirang aitab ületarbimise vastu. Et siin isegi Austria näitel on öeldud, et 2-4 purki ei ole veel tervisele ohtlik päevas. Kuidas just reklaamipiirang teles teatud kellaaegadel aitab lastel aru saada, et mõõdukas koguses on normaalne, ületarbimine on ohtlik. Aitäh. Loogika on see, et kui tohib, ma enne räägin sellest esimesest osast. Liigne tarbimine on kahjulik, see vastab tõele, aga lapse puhul on väga raske lapsele selgeks teha, et mis asi on liigne tarbimine. Et me teame, kui palju kofeiini võib tarbida ühe keha kilokaalu kohta. Aga keegi laps ei hakka seda arvutama, arvutiga käima, mis palju ta juua võib. Laps lihtsalt seda joob. Mis puudutab reklaami, me ei räägi ainult telepildist, me räägime lastele suunatud reklaamist. Ja jällegi uuringust tuli selgelt välja, et umbes 10% lapsi joob energiajooke just reklaami pärast, kus juures ostetakse ka koju seda jooki, mõni võtab lihtsalt kodus külmikust. Nii et selline reklaamipiirang oleks kindlasti üks suur samm just selle teavitamise töö suunas. Et me peame andma selge signaali, et energiajoogid on lastele kahjulikud. Ja selleks ongi see eelnõu siin laua peal. Aitäh. Kaja Kallas, palun. Aitäh. Kui ma tulen tagasi nende terviseriskide juurde, et kui see põhiline probleem on ikkagi kofeiini ületarbimine ja siis just laste poolt, et te olete väitnud, et Eestis tarbitakse energiajooke rohkem, aga tegelikult, kui mujal Euroopas, aga tegelikult ju Tervise Arengu Instituut vist alles teeb seda uuringut, mis selgitab, et muuhulgas seda, et
kui palju seda kofeiini ikkagi tarbitakse ja millistest allikatest seda saadakse, et kas te ei ole kaalunud ära oodata selle uuringu tulemusi, et teada saada, et kuidas siis asjad tegelikult on, aitäh? Ma tänan. Esiteks, ma ei ole väitnud, et Eestis tarbitakse kofeiini rohkem kui mujal Euroopas. Ma pole seda öelnud, raudselt kohe mitte. Uuring on täiesti olemas, ma olen selle uuringuga tutvunud sotsiaalkomisjoni istungil ja sotsiaalkomisjon saatis majanduskomisjonile ka väga selge kirja, kus on mustvalgelt kirjas, et energiajoogid ei ole lastele vajalikud. Aitäh. Urve Tiidus, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud ettekandja. Te siin mainisite, et 10% noortest või ütleme alaealistest või lastest tarbib energiajooke reklaami mõjul, teised järelikult sõprade või mingi muu soovituse põhjal, nagu te ka mainisite, treenerid soovitavad seda kasutada. Minu küsimus puudutab seda, et meie niisugune hea eesmärk on ju, et inimesed teeksid tarku valikuid, kaasa arvatud lapsed ja perekonnad eelkõige. Et kui palju tegelikult selle poolega tegeldakse? Ma olen nõus, et reklaami tuleb vähendada, selle vastu mul pole midagi. Ma tänan. On olemas näiteks Rimi kaubanduskett, kes omal algatusel ilma igasuguse surveta keelustas energiajookide müümise alaealistele. See oli vist juba peaaegu aasta tagasi, et mille eest au ja kiitus neile, aga ükski teine kaubanduskett ei ole sama teinud. Nii et kõik need eneseregulatsioonid on väga toredad asjad, aga kõik need vabatahtlikud liikumised on see, millest on väga lihtne mööda hiilida nii-öelda. Nii et paraku väga ei tegelda. Meil on olemas küll Sotsiaalministeeriumi poolt välja töötatud selline, ütleme, käsiraamat, et kuidas tarbida targalt energiajooke, kuidas mitte tarbida. Aga ega see väga hästi ei mõju paraku. Nii et mis puudutab reklaami, ma olen ise 5 lapse ema, ma usun, et naised, võib-olla ka mehed teavad väga hästi, et kuidas see reklaam mõjub lastele. Vahest me ise ostame neile asju, mis neile meeldivad. Ja meeldivad ainult seetõttu, et seal on mingisugune Shreki kuju peal või midagi sellist. Nii et kui me lisame nendele protsentidele reklaami poolt mõjutatud lastest veel need vanemad, keda kaudselt see reklaam mõjutab, siis me saame päris suure arvu. Aitäh. Tiina Loht-Rambert, palun. Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja ja lugupeetud ettekandja. Et olles täiesti nõus selle probleemi püstitamisega, ma tahaks ikkagi küsida ühte asja, et kuidas te kavatsete edaspidi näiteks määratleda, mis on lastele suunatud reklaam ja mis mitte. Et ma kujutan ette, et sellisel kujul see hakkab tekitama meeletuid vaidlusi ja erinevaid tõlgendamisvõimalusi nii reklaami tegijate poolt kui ka edastajate poolt. Seda esiteks ja teiseks ka minu küsimus puudutab tegelikult see, et ütleme, igasugused piiramised ja käskimised teatavasti just laste puhul mõjuvad pigem selliselt, et nad innustuvad sellest, et kas ja kuidas ikkagi te olete mõelnud pigem selle peale, kuidas arendada kõikvõimalikku teavituskampaaniat, mis muudaks ühiskonna hoiakuid nagu tervikuna. Aitäh. Ma tänan. Ma ütlen veel kord, et ma leian, et see arutelu, mis siin saalis toimub ja see eelnõu, kui me selle vastu võtame, ongi üks suur osa sellest kampaaniast. Mis puudutab lastele suunatud, on ilmselge, et kui me näeme, ma ei tea, õhupalle või mingisuguseid multifilmi tegelasi või laste rubriiki ajalehes, ajakirjas, kus on energiajookide reklaam, see on suunatud lastele. Ja kui see on, ma ei tea, mingisuguses meeste moepoes, see ei ole suunatud lastele. Nii et ma usun, et see definitsioon väga keeruline ei ole. Selge see, et kui laps näeb kogemata kuskil mingisugust videoklippi enne, ma ei tea, kinolinastust ja see ei ole lapse film, siis see ei ole suunatud lapsele. Laps lihtsalt sattus valesse kohta. Nii et ma ei näe siin väga suurt probleemi ja ma tegelikult siiralt usun ka seda, et kui selline keeld tuleb, siis küll need energiajoogi tootjad leiavad endale teise võimaluse reklaamida need asju teistele sihtgruppidele. Aitäh. Tarmo Tamm, palun. Aitäh, juhataja. Hea ettekandja. Ma küsin, et kas kofeiin on lapse tervisele kasulik või kahjulik ja kas lapsel võib tekkida kofeiinist sõltuvus? Aitäh. Ma tänan. Kofeiin on lapsele kahjulik ja kofeiinist võib tekkida sõltuvus ja suheldes Tallinnas sotsiaalhoolekande osakondadega ja noortekeskustega ma saan teada noortest, kes on energiajookidest sõltuvuses päriselt.
on meil olemas lapsi, kes lihtsalt ilma selleta ei suuda ennast üleval hoida terve päeva vältel. Aitäh. Urve Palo, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, hea eestkõneleja. Mina isiklikult toetan väga seda, et energiajookide reklaami peaks ära keelama, aga küsimus puudutab, et isegi läheb kaugemale. Mis teie arvate, kas me võiksime ka sammu edasi veel hiljem astuda ja keelata ära energiajookide müümise lastele, nii nagu Rimi on seda vabatahtlikult teinud? Ja teine, kas te teate, kuidas Euroopa Liidu liikmesriikides või lähiriikides vähemalt sellesse küsimusse suhtutakse? Kas on ära keelatud energiajookide müümine lastele? Ma tänan. Ma enne parandan, et me ei räägi energiajookide reklaamimise keelamisest üleüldse, me räägime lastele suunatud reklaamist. On keelatud, nagu praegu rääkis ka kolleeg Aas, Prantsusmaal keelati, siis kaotati kohtus, nüüd üritatakse kuidagi teistmoodi seda teha. Ilmselt see viga oli seotud just tauriiniga, aga ma loodan siiralt, et nad saavad sellest ka jagu. On riike, kus lastele ei müüda ja on riike, kus ei müüda toidupoodides, kus tuleb selleks apteeki minna, kui sa tahad energiajooki endale osta. Mis puudutab keelustamist lastele, mina olen 2 käega poolt, eelmisel aastal me andsime sisse ka vastavasisulise eelnõu, mille küll hääletati siin saalis maha, aga jällegi sellest Tervise Arengu Instituudi uuringust tuli selgelt välja, et esiteks ühiskonnas on selge valmisolek selleks, et keelustada energiajookide müük alaealistele ja enamgi veel, üle poole lapsi on ise seda poolt, et keelustada nendele energiajookide müümine. Aitäh. Marianne Mikko, palun. Suur tänu. Mul on väga lühike küsimus. Lugupeetud Yana Toom, mis on teie sõnum nendele Riigikogu liikmetele, kes kavatsevad teie algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu vastu olla ehk välja hääletada? Ma tänan. Ma palun, et me siin saalis vaatamata meie poliitilistele vaadetele mõtleksime rohkem rahva tervisele. Aitäh. Aivar Riisel, palun. Aitäh, hea juhataja ja ettekandja. Meile teadaolevalt ka sotsiaalkomisjon möönis, et energiajookide tarbimine ei ole lastele vajalik tegevus ja sellega seonduvalt mööndi ka vajadust algatada riiklike meetmete väljatöötamist, et seda tarbimist vähendada. Kas oli komisjonis konkreetselt juttu, et millised meetmed võiksid siis olla või komisjon sellel teemal sügavuti ei peatunud? Ma tänan. Tegelikult paraku veel ei peatunud, kuigi ma arvan, et komisjonis me saavutasime täieliku konsensuse selle eelnõu üle, kuna need faktid, mida meile näidati Tervise Arengu Instituudi poolt, olid väga veenvad. Aga kindlasti tuleme selle teema juurde tagasi ja tegeleme sellega lähitulevikus. Aitäh. Andres Sepp, palun. Jah, aitäh. Mul on küsimus teie ettekande kohta ja selle kofeiini sisalduse kohta siis, et seletuskirjast on aru saada, et väljendatakse siin vähemalt seda, et kofeiini sisaldus on umbes 30 milligrammi 100 milliliitri kohta, kus siis näiteks 500 milliliitri purk sisaldab umbes 150 milligrammi kofeiini. Ja siin on toodud võrdlus, et üks tass espresso kohvit sisaldab 50–60. Teie aga väitsite, et need on võrdsed, et lihtsalt arusaamise huvides, et kumb on siis õige. Aitäh. Ma vabandan, ma pean nüüd selle arvuti. Teeme selle korraks lahti ja võtame slaidi ette. Siis on kindlam, sest mul on paber nina ees. Nii, siin nad on. Meie seletuskirjas on espresso kohv, see on uus asi, mis on Tervise Arengu Instituudi poolt. Siin on presskannu või filtrikohv, nii nimetatud amerikaana, ütleme, jah. Et 90 milligrammi, 150 milliliitrit ja see alumine on siis energiajook. Et vaadake seda sisaldust. Kui me räägime, lastest, siis selge, et lapsed kohvi ei joo. Mida joovad lapsed, on koolajoogid. Söövad vahest šokolaadi ja mitte tumedat šokolaadi reeglina. Kus juures, siin on veel see oht, et kui sa jood seda energiajooki, siis sa ei pea tegelikult jooma teed ja kohvi üldse, et mitte seda üledoosi saavutada. Et lapsed ikka joovad reeglina, näiteks teed päeva jooksul mitu tassi. Aitäh. Urve Tiidus, palun.
Suur tänu, juhataja, lugupeetud ettekandja. Lihtsalt siin saalis olijatele torkas silma, et need näidud on nagu erinevate koguste kohta, et kohvi oli 90-150 milliliitri kohta ja energiajook 160-500 milliliitri kohta, mis teeb tegelikult selle energiajoogi paraku matemaatiliselt lahjemaks. Lihtsalt nendin seda fakti. Kas te soovite kommenteerida? Ma tänan. Ma rõhun veel kord, et me räägime siin lastest. Ja kui me räägime lastest, siis alati ka aruteludes tulevad ikka ette limonaadid ja koolajoogid. Ja kui me vaatate koolajookide kogust ja energiajookide kogust, siis on täpselt võrdsed pool liitrit. Ja ühes sisaldub 65 milligrammi ja teises 160 milligrammi kofeiini. Aitäh. Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole, aitäh. Ma palun Riigikogu kõnetooli majanduskomisjoni liige Arto Aas. Austatud kolleegid, Riigikogu majanduskomisjon arutas antud eelnõud 2 korral, esmakordselt 11. juunil ja teist korda 10. septembril käesoleval aastal. 11. juuni istungil esitas eelnõu algataja esindaja Yana Toom ülevaate eelnõu eesmärkidest ja sisust, millest ka just juttu oli täpsemalt. Ja istungi juures oli ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu osakonna kaubandustalituse juhataja Anne Laar ja sama talituse peaspetsialist Doris Dave, kes siis tutvustasid Vabariigi Valitsuse seisukohti ja vastasid küsimustele. Alustades Vabariigi Valitsuse seisukohast, siis valitsus leidis, et eelnõus toodu puhul on tegemist Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 31 tuleneva ettevõtlusvabaduse piiranguga. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et energiajookide mõju tarbijatele ei ole tänaseks teaduslikust aspektist väga palju uuritud. Valitsus arvas, et seaduse muutmisse ei saa suhtuda kergekäeliselt ning ettevõtlusvabadusele ehk konkreetsel juhul reklaami teostamise piirangute kehtestamine peab tuginema teaduslikul tõenduspõhisusel. Pelgalt väidete, arvamuste ja vähese olemasoleva tõendusmaterjali alusel ettevõtlusvabaduse piirangute kehtestamine seab tugevalt kahtluse alla nende piirangute põhjendatuse ja proportsionaalsuse. Küll aga oli valitsus seisukohal, et kui teaduslikud uuringud lõpuks leiavad kinnitust, et energiajoogid on ka mõõdukas koguses kahjulikud, siis tuleks sellesse küsimusse juba suhtuda palju komplekssemalt ja mitte käsitleda ainult reklaamipiiranguid, vaid alustada juba teadlikkuse tõstmisest nii noorte kui täiskasvanute seas ja samuti sel juhul vaadata üle juba müügiprotsess. Ja kokkuvõttes Vabariigi Valitsus antud eelnõud ei toetanud. Komisjonis jätkus arutelu, mõned märksõnad sellest arutelust. Esiteks, komisjonis arvas siis eelnõu esindaja Yana Toom, et reklaamipiirang ei ole ettevõtlusvabaduse piiramisega seotud, sest ei puuduta tootmist, mille peale siis valitsuse esindaja märkis, et kaubandus on üks ettevõtluse liike ja kui piirata reklaami, siis tegemist on ka kaubanduse kui ettevõtluse piiranguga. Siis peatuti ka Vabariigi Valitsuse arvamuses välja toodud TNS Emori ühel uuringul, mis puudutas alkoholi tarbimist ja alkoholireklaami. Ja selles uuringus siis lühidalt tuli välja, et noorte puhul reklaam, alkoholi puhul ei ole kõige olulisem mõjutusvahend, et seal oli ta 6 kategooriast alles 5. kohal, aga eelnõu algataja arvas, et alkoholi ja energiajookide võrdlus ei ole antud juhul õige ja asjakohane ja et energiajookide puhul ei räägita ka müügipiirangust, mistõttu peaks keskenduma reklaamipiirangule. Väga palju peatuti sellele, et kas siis ikkagi on neid teaduslikke uuringuid, et energiajoogid on ohtlikud tervisele. See on selline keskne küsimus kogu selles debatis. Oli juttu ka Läti näitest, mida ka siin eelnevalt kuulda oli, et Läti kaalub siis energiajookide müügipiirangu kehtestamist, rõhksõnal kaalub, seda veel ei kehti. Aga Euroopa Liidu protseduuride kohaselt ei saa eelnõud vastu võtta enne, kui selgub, kas see on Euroopa Liidu aluslepingutega kooskõlas.
ja MKM-i esindajate sõnul on lätlaste eelnõu vastuolus kaupade vaba liikumisega, kuna müügi- ja reklaamipiirang ei ole põhjendatud, sest puudub teadusliku tõenduspõhisuse selline argument. Et soovituslikke materjali ja meetmeid on võimalik rakendada, kuid piiranguid kehtestada Euroopa Liidu kontekstis ei ole võimalik. Ja laiemalt on seda analüüsinud ka Riigikogu õigusanalüüsi osakond. Siin eelnevalt oli juttu näiteks Prantsusmaa näites, kus üritati müügipiiranguid kehtestada, aga kuna teaduslikult ei olnud need põhjendatud, et teatud ained on ohtlikud, siis Euroopa Liidu kohtu hinnangul selliseid regulatsioone Euroopa Liidus kehtestada ei saa. Lisaks tuletati meelde, et ka tänasel päeval kehtib tootjatele ja müüjatele tarbijakaitse juhend energiajookide reklaami ja müügi kohta lastele. Samuti on toodetel hoiatussildid. Hoiatussildide kohustus tuleneb juba Euroopa Liidu õigusaktist. Ja siis arutati ka selle üle, et kas reklaami piiramine, nagu eelnõus on ette nähtud, annab soovitud tulemusi, sest et välja on jäänud internetireklaam, kuna seda on väga keeruline internetis piirata, aga teadupoolest noored väga palju internetis just aega veedavad ja sealt informatsiooni saavad. Ja selle 1. juunikuise arutelu tulemusel otsustas komisjon pöörduda kõigepealt ka sotsiaalkomisjoni poole, et küsida arvamust antud küsimuses ja sel päeval see koosolek lõpetati ka otsusega saata eelnõu täiskogu päevakorda 12. septembril käesoleval aastal. Ja suve lõpus nüüd sotsiaalkomisjon saatis ka meile oma seisukoha ja 10. septembril majanduskomisjon arutas teist korda seda eelnõud. Sotsiaalkomisjoni arvamusest olulist uut informatsiooni ei selgunud. Mööndi, et energiajoogid on noortele mittevajalikud, samas mööndi, et puuduvad teaduslikud terviseuuringud nende riskide kohta. Sotsiaalkomisjonile tutvustati seda Tervise Arengu Instituudi esmaseid uuringu tulemusi, aga paraku need majanduskomisjoni istungi ajaks ei olnud veel avalikud, nii et meie majanduskomisjoni liikmed seda uuringut täpsemalt lugeda ei saanud. Küll Yana Toom, nagu ka täna, tõi teatud aspektid sellest välja. Aga rõhutan, et ka see Tervise Arengu Instituudi uurimus käsitleb eelkõige tarbimist, et kui palju noored või üldse Eesti inimesed siis neid energiajooke tarbivad ja ta ei käsitle jällegi neid terviseriske. Ja ka sel teisipäeval toimus siis uuesti elav debatt, et kas need energiajoogid on siis tervisele ohtlikud või on ohtlik ületarbimine ja kas me räägime teatud ainetest, mis on ikkagi ohtlikud ja eelkõige kofeiinist, mida peitub loomulikult ka paljudes teistes söökides ja jookides. Ja siinkohal tahaks veel refereerida Eesti Toiduainetööstuse Liidu kirja, kus rõhutatakse, et kofeiini mõõdukas tarbimine 300–400 milligrammi päevas on paljude autoriteetsete organisatsioonide, sealhulgas Euroopa Toiduohutusameti poolt aktsepteeritud. Mõistlik ja mõõdukas tarbimine pole probleem. Küll aga võib probleem olla teadmatusest tingitud ületarbimine, nagu paljude muude asjade puhul. Ja kokkuvõttes otsustas majanduskomisjon esiteks teha Riigikogu täiskogule ettepanek esimene lugemine lõpetada, selle ettepaneku poolt hääletas 7 inimest, vastu 2 ja erapooletuid 2. Ja teiseks määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 10 tööpäeva, see on siis 26. september 2013 kell 17.15. Teine punkt otsustati konsensuslikult. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja, teil on ka mõned küsimused. Mailis Reps, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud komisjonipoolne ettekandja. Tõenäoliselt majanduskomisjonis ei olnud juttu kooli või haridust keskselt, aga lihtsalt tahaks teada, et kas teil olid mingid viiteid või andmeid selle kohta, et tõepoolest on kasvav probleem koolides lastega, kellel näiteks juba on hüperaktiivsed kalduvused ja kui nad on ka väikese koguse energiajooki tarbinud, siis nende käitumine muutub, viisakalt öelda, meditsiiniliselt kontrollimatuks. Aeg-ajalt on vaja neil ka arstipoolset sekkumist.
Seetõttu selline piiramine näiteks kooli territooriumil, spordiüritustel, mis on lastele suunatud, on ju, ma usun, ka teie arvates vajalik just nendele lastele, kelle puhul see võib olla ohtlik. Aitäh! Majanduskomisjonis me nii sellest aspektist või nii detailselt seda ei arutanud. Sotsiaalkomisjon ütles oma kirjas suhteliselt mitmeti tõlgendatavalt, et energiajoogid on noortele mittevajalikud. Paljud asjad on noortele mittevajalikud, alates poliitreklaamist, lõpetades millega iganes. Et sellest aspektist ei arutanud küll, aga mulle näidatud andmeid, et 1. kuni 6. klassini tarbib energiajooke 2,2% lastest, mis annaks lootust, et see ei ole väga suur probleem. Aitäh! Yana Toom, palun. Ma tänan. Ma olen teiega muidugi nõus selles mõistes, et väga paljud asjad ei ole lastele vajalikud, aga vaadake, kui mu 7-aastane laps 24 tundi vaatab plakatit Tartu teed korda A-s, siis temaga midagi vist ei juhtu. Aga kui ta joob kastitäis energiajooki, siis võib-olla midagi ikka juhtub. Aga te viitasite seal kirjale, kus on kirjas, et 300–400 milligrammi päevas on okei. Millise kehakaalu puhul, kui tohib, täpsustage palun? Tänud. Aitäh! Ma viitasin Toiduainetööstuse Liidu kirjale, kes siis omakorda viitas Euroopa Toiduohutusametile, et siin on jutt täiskasvanud inimestest. Ma ei tea, mis see kehakaal on, et küllap siis 70–90. Aga aitäh selle eest, et lapsed minu reklaami vaatavad. See neid tõepoolest võib-olla terviseriske ei põhjusta, aga ma arvan siiski, kui tohib väike isiklik remark, et riik ei saa lõpuni võtta lapsehoidja rolli, et lapsevanematel ja haridusasutustel jääb siiski ka teatud funktsioon, et minu arust on natuke silmakirjalik arvata, et kui me nüüd reklaami piirame, et see on probleem lahendatud. Inglise keeles on selline termin nagu nanny state, mis väga hästi võtab kokku selle, et kui riik tahab olla üle kaitse või üle reguleeriv ja isikuvabaduste ja valikuvabaduste piiramisega võtta endale hästi suurt rolli, et siis jääbki inimestele ja lapsevanematel võib-olla tunne, et see ei ole nende probleem. Aitäh! Ülo Turik, palun! Aitäh, hea koosoleku juhataja, hea ettekandja. Kaks komisjoni on selle teemaga tegelenud ja tegelikult probleem on olemas, aga nagu mina aru saan, siis põhiteema on, mille pärast seda eelnõudes ja toetada, on see, et ei ole uuringuid. Kas teil oli ka komisjonis teemaks, et mida teha selleks, et komisjon saaks nendele uuringutele toetuda ja millal need uuringud saaksid olema? Aitäh! Aitäh! Iseenesest on uuringuid maailmas väga palju, aga komisjonile ei ole suudetud näidata ühtegi terviseuuringut, mis ütleks ära, et kofeiin üleüldse on tervisele ohtlik. Mul on saadetud linke väga palju uuringute kohta, mis ütlevad, et kofeiin on teatud koguses tervisele kasulik. Ja neid tarbimisuuringuid, mis ütlevad, et palju keegi midagi kasutab. Aga ma ei tea, mulle tundub, et neid uuringud on suur ja pikk omaette teema, et neid vist tehakse 10 aastaid. Vähemalt need uuringud, mida mulle siin viidati, olid läbi viidud 10-15 aastat, et saada pikaajalist mõju teada. Et neid ei saa teha tõepoolest mingi paari kuu jooksul kiirkorras. Nii et mul kahjuks andmed puuduvad, kas Eestis on neid keegi läbi viimas. Pigem ma ootaks mingit rahvusvahelist uuringut. Aitäh. Priit Toobal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja. Minu küsimus puudutab reklaamipiirangud veidi laiemalt. Ütlesite, et energiajookide, või tsiteerisite Majandusministeeriumi kirja või valitsuse kirja, et energiajookide reklaamipiirang piirab ettevõtlusvabadust, ehk siis põhiseaduse paragrahv 31. Et põhiseadus näeb ette, et ka poliitikat võib iga kodanik vabalt levitada ja vabalt teha. Teatavasti hakkab pühapäeval kehtima üks reklaamipiirang, mis puudutab poliitilist reklaami, et kas siis see reklaamipiirang on ka valitsuse arvates põhiseadusvastane? Aitäh! Majanduskomisjon seda ei arutanud. Minu hinnangul on ja minu hinnangul on see poliitreklaami piirang täiesti ebaefektiivne, nagu me näeme täna tänavatel. Kampaaniad on läinud pikemaks ja kallimaks. Nii et küllaltki primitiivne ja populistlik lähenemine reklaamile. Aitäh! Yana Toom, palun! Ma tänan, austatud ettekandja. Kuna te ise siin väljusite lausa mitu korda komisjoni poolse ettekandja formaadis, siis ma julgen esitada teile isikliku küsimuse. Kas te annaksite oma lastele energiajooki ja kui jah, siis mis vanusest ja mis puhul? Aitäh!
Hea küsimus, võib-olla proovida annaks, aga seletaks sinna juurde, et see, nagu sotsiaalkomisjon ütles, et see on mitte vajalik. On ka paremaid jooke. Aitäh. Andres Sepp, palun. Jah, aitäh, hea juhataja, hea ettekandja. Me oleme paljude piirangutega kaasa läinud, osasid kehtestanud, need on seotud olnud reklaamiga. Kas komisjonil oleks üks hetk äkki võimalik tellida selline mõjuanalüüs, et kõigile nendele keelustamistele, millega me oleme siin kaasa läinud ja üks nendest 426 on meil täna ettepanekuga laua peal, et millised need tegelikult mõjud siiski sellele piiramisele reaalses elus nagu olema saavad? Et kas see on olnud plaanis mõttes sellist uuringut üldse teostada? Aitäh. Me ei ole seda majanduskomisjonis niimoodi arutanud, et võib-olla ühel hetkel peaks seda tõepoolest tegema. Ma ei tea, millised on Riigikogu Kantselei majanduslikud võimalused uuringuid tellida, aga antud küsimuse puhul ma siiski korra veel toonitaks seda Euroopa Liidu siseturu konteksti, et me oleme aluslepingutega teatud kohustused endale võtnud ja Euroopa Liit ju tegelikult tahab, et siseturg oleks ühtne ja väga lähedalt vaadatakse, mida liikmesriigid teevad. Tihtipeale, väljudes praegu sellest energiajookide temaatikast, tihtipeale erinevad liikmesriigid üritavad kaitsta oma siseturgu, võetakse vastu protektsionistlikke meetodeid. Ja selle jaoks on väga ranged regulatsioonid, mida Euroopa Komisjon ja Euroopa Kohus jälgib. Ja kui siseturgu hakatakse või teatud valdkondi hakatakse piirama, siis on ka selline teavitusprotseduur Euroopa Liidus olemas, et enne kui see seadus kehtima hakkab, peavad siis kõik liikmesriigid oma arvamuse avaldama, Euroopa Komisjon oma arvamuse kujundama, kas see on siseturu reeglitega kooskõlas. Ja tõin näiteid, et teatud piirangud ei ole olnud siseturu ettepanekutega kooskõlas, nii et ka selle ettepaneku puhul see protsess võib kesta vähemalt pool aastat, kui mitte aasta, kui me tahaks selle ellu viia. See ei ole võimatu, aga me peame jälgima neid reegleid, mida me oleme Euroopa Liidus omavahel kokku leppinud. Aitäh. Priit Toobal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Tänane eelnõu on minu arvates klassikaline vaidlus ettevõtlusvabaduse ja rahva tervise aspekti vahel. Et ma küsikski, et mis teie arvates kumb kaalub üles, kas siis põhiseaduse paragrahv 31, mis räägib ettevõtlusvabadusest, või põhiseaduse paragrahv 28, mis räägib rahva tervisest, õigust tervisele. Et kumb on teie arvates tänases ühiskonnas olulisem? Aitäh. Aitäh. Eks neid tuleb siis vaadata kompleksselt ja tasakaalus, et me ju ei räägi täna sellest, et keegi sunniks lapsi energiajooke jooma. Aitäh. Ja ettekandja, ma tänan teid. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Soovivad. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esindaja Toomas Tõniste. Hea juhataja, head kolleegid. Ma ei ole kohanud lapsevanemaid, kes säraksid rõõmust, kui nende laps joob energiajooki, ja veel vähem tean ma lapsevanemaid, kes seda ise vabatahtlikult neile ostavad. Huvitav, miks see nii on? Ma arvan sellepärast, et need lapsevanemad hoolivad oma lastest ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks seda võiks meie siin ka saalis teha. Ma igaks juhuks ka veel rõhutaksin üle, et on jäänud kuidagi mulje, kus ta debatti kuulata, et väga palju on siin, me räägime keelamisest, et tegelikult selle eelnõuga ei keelata müüki, vaid piiratakse lastele suunatud energiajookide reklaami. Ja siin ma tõesti ei näe mingit pattu. Kindlasti me peaksime jälgima, et me ise ei läheks liiga hoogu kõige, mis tundub kahjulik piiramisega, kuid ma olen seda meelt, et antud eelnõu väärib küll edasist menetlemist. Aitäh. Aitäh. Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõule 426 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 26. september kell 17.15. Sellega on esimene lugemine lõpetatud ja teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Head ametikaaslased, sellega on meil tänane istung lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu teie töös. Aitäh!